Tere päevast! Mul on hea meel, et mind siia kutsuti esinema ja olen väga tänulik, et ma saan esineda täna, mitte homme. Ja räägin ma siis õpetajatest. Ja esimene asi, mida siis kohe võib ju küsida, tähendab ütelda, et õpetajate töö on õpetamine. Ja siit võib küsida kohe, et mis siis tagab hea tulemuse õppetöös, koolitöös. Üldiselt niisugune efektiivne ja tõhus koolitöö põhineb siis 3 õõl. See on õpetaja, õppekava ja õpilane, nagu teda käsitletakse. Ja kui nüüd on uuritud rahvusvaheliselt neid riike, kus on õpitulemused hästi head, siis on leitud, et seal on õpetaja hea erialase ettevalmistusega, magistrikraadiga, on lõpetanud teadusülikooli ja nendes riikides on ka tõhus täiendõppesüsteem. Ja need tippriigid maailmas siis loetakse on mitmed Aasia riigid ja mitmed Euroopa riigid ja Kanada. Nüüd, kui vaatame õppekava, siis Eestis on see pidevalt arendatav. Rahvusvaheliselt on välja toodud, et ta vastab kõrgele haridusstandardile ja koolieksamid lähtuvad õppekavast. Meil on õppekava arendamisel küllaltki head juured, ma siin peatu aega ei ole, et Hilda Taba on see, kes töötas õppekavade vallas Eestist Koorastest pärit. Tema kohta saab lugeda, kellel on huvi. Ja 3. komponent on siis õpilane ja Eesti puhul on siis välja toodud just seda, et Eestis püütakse anda õpilasele parim haridus ja suhtutakse igasse õpilasse olenemata tema päritolust võrdselt, et õiglus valitseb ja tuuakse ka välja seda, et üldiselt Eesti ühiskonnas nii kodus kui ka ühiskonnas üldse on ootus, et õpilane õpib hästi. Nüüd võib edasi küsida, et mille alusel siis anda hinnang Eesti õpetajate tööle. Üks võimalus on siis toetuda rahvusvahelistele uuringutele ja kõige tuntum uuring on siis PISA uuring. Kõik te teate, sest PISA uuringust natuke meelde tuletuseks siis mõne sõnaga, et uuringut viib läbi siis Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsioon ja seal mõõdetakse selles uuringus siis õpilase funktsionaalset lugemisoskust, loodusteaduslikku kirjaoskust ja matemaatilist kirjaoskust. Ja PISA tulemused siis näitavad, et Eesti on loodusteaduslike ainete ja matemaatika ainete, et Eestis on loodusteaduslike ainete õpetajad ja matemaatika õpetajad teinud märkimisväärselt head tööd. Ja siin on tabel siis kokkuvõtteks PISA uuringute tulemustest maailmas ja Euroopas. Uuringuid tehakse 2003. aastast, Eesti võtab osa 2006. aastast. Need punased numbrid näitavad siis kohta maailmas, eespool on põhiliselt Aasia riigid ja need rohelised numbrid on siis asukoht Euroopas. Nii et kui me vaatame loodusteadusi, siis esimesed 3 aastat siin tabelis oleme 2. kohal peale Soomet ja viimased 3 uuringut me oleme olnud esimesel kohal Euroopas ja küllaltki kõrgel ka kogu maailmas. Nüüd õpilaste oskus hinnatakse siis mitmesuguste ülesannete abil PISAs ja need tavaliselt sisaldavad teksti, diagrammi, tabelit või skeemi ja infoallikad kirjeldavad reaalse elusituatsiooni nii isiku tasandil kui ka kogukonna tasandil kui ka ühiskonna tasandil või ka globaalselt, et ei uurita siis faktilisi teadmisi. Nii. Ja nende andmete põhjal siis saab ütelda, et Eesti laste teadmised on maailmas tipus ja Euroopas siis absoluutses tipus. Läheme edasi ja nendelt andmetelt siis oma ettekandes ma räägiksin rohkem õpetajast ja seoses PISA-ga ja teiste rahvusvaheliste uuringutega on kirjutatud siis palju
erinevate riikide koolisüsteemidest ja õpitulemustest ja õpetaja puhul tuuakse välja, et nendes riikides, kus on head õpitulemused, need on siis need Aasia riigid ja mõned Euroopa riigid, et seal on õpetajatel tõesti hea ettevalmistus ja neil on tasuta täiendõppekorraldus. Nüüd nii palju, kui ma olen neid artikleid vaadanud, siis mul üllatusena ei ole seal räägitud õpetajate kogukondadest, aga mulle tundub, et need on hästi olulised ja ma neist siis räägiksingi. Ja kui me räägime nüüd eluteadusõpetajate kogukondadest ja ma siin kasutan võimalust rääkida viimasest 100 aastast, mitte 50, siis ma alustaksin kindlasti Johannes Käisist, kes siis sündis Liivimaal Põlva lähedal kooliõpetaja perekonnas. Pidas õpetajaametit ja selle kõrvalt siis lõpetas 1904. aastal Peterburi õpetajate instituudi. Sellega ta ei piirdunud. 1918. aastal lõpetas Peterburi ülikooli, nii et ta sai ka diplomi loodusteadustest, oli geobotaanik, uuris taimestikku järvedes. Ta töötas õpetajana aastaid Lätis ja esimese eestlasena, ütlevad pedagoogika uurijad, hakkas laialdaselt kasutama rühmatööd, käis palju õpperetkedel, õppekäikudel, pani õpilased koostama herbaariumit, tegema fenoloogilisi vaatlusi ja seadis ka siis Riia poisslaste gümnaasiumise klassiruumi niiviisi ümber, et seal oli mugav teha rühmatöid ja muretses mitmesugused katseseadmed ja ka mikroskoobid, et õpilased saaksid ise siis konkreetselt uurida ja õppida selle tegevuse käigus. Ta oli üldiselt rahulolematu selle tuima tsaariaegse kooliga, millega ta oli ise kokku puutunud. See aeg muidugi oli ka hästi tormiline, mis puudutas siis igasuguseid arutelusid ühiskonnas ja maailmas, mis puudutas nii, et kuidas siis õpetada ja mida õpetada. See oli 20. sajandi algus. Need arutelud olid hästi elavad nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Venemaal. Siin on need pildid siis, kus ta on õppekäikudel koos kolleegidega või lastega. Tema elust veel nii palju, et 20. aastatel ta siis ajas Võru õpetajate seminari, oli selle direktor. 30. pandi Võru õpetajate seminar kinni ja siis ta oli Eesti Õpetajate Liidu teaduslik sekretär. Edasi ta töötas siis haridusministeeriumi juures. 1950. aastal ta süüdistati siis rahvavaenulikus tegevuses ja tema tööd keelustati ja sel aastal ta ka siis suri 65-aastasena. Nüüd, mis on hästi oluline, on see, et ta tundis hästi ja tugines maailma pedagoogika ja pedagoogilise psühholoogia alastele olulisematele teooriatele ja ka empiirilistele uurimustele. Ta tundis väga hästi Eesti kooli vajadusi ja kogemusi. Ja mida Inge Unt välja toob, et ta tõesti oma ideed, need teoreetilised ideed viis ka praktilisele tasandile. Ta koostas hästi palju erinevaid õpikuid, töövihikuid, tööraamatuid, nii loodusõpetusest, maateadusest, matemaatikast kui ka eesti keelest. Ja ta tegeles siis niinimetatud algkooliga. 20-30. aastatel oli kohustuslik haridus siis reeglina 6-klassiline ja seda nimetati siis algkooliks. See on see põhi, mis loob aluse. Aga ta oli ka rahvusvaheliselt tuntud ja 3 tema didaktilist tööd tõlgiti juba tema eluajal soome keelde. Ta käis esinemas välismaal ja võttis ka oma kolleegid ja õpilased kaasa, teised õpetajad. Nii et ta käis Soomes, Austrias, Saksamaal, Suurbritannias, Šveitsis ja tutvus sealsete oludega. Siin pildi peal on nüüd üks pilt õpetajate täiendkursustest 30. aastate lõpul. Korraldas need Tartus ja nendest täiendkoolitustest võttis osa kuni 700 pedagoogi.
Nii et tal oli tõesti suur mõju, võib ütelda. Nüüd Reet Liimeks-Sorokina arutleb selle üle, et kas me võime rääkida Käisi koolkonnast ja leiab, et kuna Käisil oli oma uurimisprogramm, oma kaasmõtlejad ja oma kommunikatsioonisüsteem, et siis me saame rääkida koolkonnast. Et anti välja rida kogumike teel töö koolile, uusi teid algõpetuses ja kooli uuenduslane. Ja selles kooli uuendusrühmas siis aktiivselt võttis osa tööst ligi 400 õpetajat. Käisi peamised tööd on siin pildi peal. Siis peaaegu 70 aastat peale tema surma avaldatud õpetuse alused ja teed tänu tema õpilastele, üldine didaktika üle 400 lehekülje, siis tema eluajal ilmunud isetegevus ja individuaalne tööviis. Alla ma tõin siis need aastaarvud, millal need raamatud on ilmunud. Sarjas Eesti mõttelugu on koondatud siis Käisi kirjutisi ja see viimane kõige parempoolsem on siis kogumik 1985. aastast, kus tõesti siis Käisi järgijad panid kokku artiklit ja kogumikku suures osas, millele ma ka toetun selles ettekandes. Ja selle kogumiku nimi oli koolile pühendatud elu. Nüüd edasi tuleb nõukogude aeg ja siin peab ütlema, et peale teist maailmasõda tekkisid Eestis õpetajate kogukonnad või nagu püsisid, et territoriaalselt loodi aineõpetajate sektsioonid, nii et nad olid õpetajatele kodu lähedal ja õpetajad said siis sinna koguneda ja kuulata ettekandeid ka uutest teadussaavutustest ja ka vahetada kogemusi. Tegutses Eesti Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut TÜI ja kui vaadata nende töid, siis tõesti nad jätkavad Käisi poolt põhjendatud ja koolitöös läbi proovitud põhimõtteid, aga Käisile muidugi ei viita, sest Käis oli keelatud. Nüüd 80. aastate teisel poolel elavnesid Eesti õpetajate kontaktid Soome kolleegidega, hakkasid moodustuma tulevaste üleriigiliste aineliitude tuumikud ja praeguse ajal siis tegutsevad mitmed üleriigilised aineliidud ja eluteadusega tegeleb siis Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Eesti Klassiõpetajate Liit ja Eesti Loodusainete Õpetajate Liit. Need aineliidud saavad kokku siis aastas paar korda, vahetatakse uusi teadmisi ja kogemusi, on jätkunud töö ainesektsioonides, üks niisuguses kogukonnas, mis siis tõesti nagu täiendab seda aineliitude tööd, sest saadakse kokku iga kuu ja arutatakse jooksvaid küsimusi, mis õppetööd puudutab. Ja nendel aineliitudel on koostatud väga asjakohased, hästi asjalikud internetilehed, kus leiab tõesti väga häid materjalile selleks, et tundi läbi viia, on slaidi esitlused õpetatavate teemade kohta, siin on mõned pildid siis, et kus on slaidid siin kooslustest, taimedest, seentest ja loomadest. On eestikeelsed õppevideod üleval, animatsioonid, audiomaterjalid, töölehed õpilasele, loodusradade kirjeldused, õpetajate täiendkoolituste, seminaride materjalid. Mis praegusesse olukorda puudutab, siis võib ütelda, et Eesti kool on kriisis, mida näitas ka õpetajate streik nüüd käesoleva aasta jaanuaris. Õpetajatest on suur puudus, seda näeb ka ülikoolis. Isegi bioloogiaõpetajaid enam koolidesse ei jätku. Meile ülikooli tulevad inimesed ütlevad, et nad ei õppinudki bioloogiat praktiliselt. Õpetajate õppekavadel jäävad kohad täitmata, töötavad õpetajad lahkuvad koolist, sest et töökoormus on väga suur ja suur puudus on just loodusainete õpetajatest, matemaatikaõpetajate kõrval.
Mis nüüd on nagu muret tekitav minu meelest on see, et tulevaste õpetajate, loodusainete õpetajate bakalaureusega magistritöö ei pea olema loodusteadustest. Et need võivad olla kasvatusteadustest, need võivad olla psühholoogiast, aga ei pea olema eriala ainest, sellepärast et need tulevased õpetajad kuuluvad haridusteaduskonna juurde. Nende praktiline looduskogemus on jäänud väiksemaks. Tartu Ülikoolis näiteks tulevastele bioloogiaõpetajatele on ette nähtud 2-3-päevane välipraktikum looduse tundma õppimiseks, Tallinna Ülikoolis 7-päevane klassiõpetajatel, kes siis õpetavad eluteadusi 1.–6. klassini, neil on siis 3 või 4-päevane välipraktikum ja õpetajad enam ei taha lastega välja minna, sellepärast et õpetaja saab niisuguse surve osaliseks, et õpilased küsivad ja ta ei oska vastata, ta ei tunne ka tavalisemaid liike ära ja seda, mis seal väljas näha võib. Nüüd, kui võtta kokku siis niinimetatud käisilik lähenemine õpetaja tööle, siis seda iseloomustab avatus uuele teadmisele pidev enesetäiendamine, mida tõesti saavad siis toetada õpetajate kogukonnad ja täiendkoolitussüsteem. Teiseks õpilase ea ja individuaalsusega arvestamine, koostööoskuste harjutamist võimaldavate rühmatööde väärtustamine, samuti õppeülesannete mitmekülgsus ja elulisus ja näitlikustamine, katsete vaatluste õppekäikude korraldamine, mida tõesti tänapäeval tehakse vähevõitu koolides ja hästi oluline on õppija usaldamine selle tegevuse juures. Ja vastavat tööd saab tõesti teha vaid väga hea ainealase ettevalmistusega bioloog. Nüüd Madis Somelar, küllaltki noor mees, tema on siis reaalkooli ühiskonna ja ajaloo õpetaja ja tema on ka nende ainesektsioonide võrgu üks koordinaatoritest. Neid endiseid ainesektsiooni nimetatakse nüüd võrgustikeks, bioloogia õpetajate võrgustik on Tallinnas ja teistes kohtades. Madis Somelar on siis öelnud, et sisuliselt põhinebki Eesti koolivõrk keskealistel ja eakatel õpetajatel, keda on siin näha ka meie seas, nooremaid õnneks, kes on õpetajakoolituse läbinud 1970. aastate lõpul ja 1980. aastatel. Sellega ma siinkohal lõpetaksin. Ja keda see teema huvitab, saate lugeda ja mõtelda selle üle, sellepärast et asi on tõsisevõitu minu meelest. Aitäh! Aitäh, Tiina, et nimetasid 2 üsna vaieldamatut tõsiasja, mis samas koosmõjus tekitavad küsimuse. Üks on see, et haridussüsteem on kriisis, teine on see, et meie õpilastel on väga head tulemused PISA testides. Kas see on nüüd siis see, et lihtsalt tõesti tänu eakatele õpetajatele veel on see sealmaal ja kohe kukub kokku või see tähendab seda, et üle maailma on hariduse kriis veel tõsisem, kui see on Eestis? Üldiselt, kui haridusest räägitakse, siis eestlased leiavad väga palju puudusi ja alati leiavad, et kõike saab palju paremini teha, mis on muidugi väga hea tendents. Aga nagu ütlevad ka nooremad inimesed, et tõesti koolides on vanemaealised õpetajad. Ja kui nad pensionile lähevad ja ära surevad, siis ei ole häid õpetajaid panna nende asemele klassi ette. On väga vaimustav ja vajalik, et nüüd siia meie elukoosluste ja elurikkuse käsitlusse toome sisse kodumõiste ja ise meie oma metsaääre rahvana oleme ju alati oma maakodus olnud
looduse lähedased, tähendab kodu ümbrus oli alati osa meie kodust. See inimese ja looduse, vaat see suhestumine läbi kodu on üks olulisemaid asju meie tulevikukäsitlustes ja ma arvan, et just nimelt oma rahva suurvaimu, selle Johannes Käisi kodulugu kui õpetus peaks olema nii, nagu 60-ndatel tekkis looduskaitsest keskkonnakaitse ja järsku viidi kõigisse kooliprogrammidesse sisse keskkonnaõpetuse alused kõigil tasanditel. Vaat nii peaks meil nüüd õppeplaanidesse kõikidel koolitasanditel viima kodulugu. See on see paiksuse vaim, muidu me üleilmastume selliselt, et meil ei jää seda järele, mille me oleme oma sihiks seadnud kesta läbi aegade. Ja nüüd lubake veel üks väikene täiendus. Kui me võtame elukooslusi käsitledes, siis me peaksime seda võtma maastikuliselt, kus maastikus on kogu eluta loodus ka paralleelselt sees, nagu iseenesest mõistetav osa, ja selles maastikus on paratamatult juba kõik see, mis on ka see elurikkus, mis on setetesse, kividesse, sellesse looduse ajalukku juba sisse, kuidas öeldakse, salvestatud. Järelikult, kui me tahame edasi minna teooriates, siis üks olulisemaid teooriaid minu arvates on väljasuremise teooria ja siin saab geoloogiline see ajakäsitlus olla väga heaks põhjenduseks, kuidas välja surra nii, et me ikka päriselt välja ei sureks. Aitäh! Aitäh sõnavõttu eest! Peab ütlema, et kodu ümbruse taimi ja loomi peavad oskama või teadma kõik 3. klassi lõpetanud peale 1. kooliastet, aga õpetajad, klassiõpetajad ei lähe nendega välja. Et see jääb nagu vanaemade ja vanaisade hooleks nüüd ja tädide ja onude hooleks suures osas, kui me tahame seda edasi viia. Ma oma ettekandes rääkinud sellest, et Johannes Käis väga suurt tähelepanu pööras just koduloole ja koduümbruse õpetamise olulisusele. Aitäh, Tiina! Ma toon siit samast lähedalt ühe näite, kus on võib-olla mõned vastuolud ja mõned küsimused ka sees. Ja see ei ole nüüd kodulugu, vaid koolilugu. Et siin meie kõrval on Tartu Rahvusvaheline Kool, kus mul on õnn veel praegu olla õpetaja. Ja võt nad käivad küll väljas, et neil on õuevahetund. Ja õpetasin vist 4. või 5. klassile loodusõpetust. Ja lapsed tulid tagasi siis õuevahetunnist või tegelikult, ma olin ka õuevahetunnist, tulid minu juurde siis tammelehega, kus on see pahkvaablase pahk peal. Ja võt siin oli nüüd küsimus on ju õpilaste usaldamisest. Et ma usaldasin nende huvi. Neil tekkis tõsine selline endast lähtuv huvi, et mis asi see on. Ja siis ma sain kasutada selleks, et edasi liikuda ka võrgustumist, mida sa nii tähtsaks pidasid. Ma ise ei teadnud, kes see tamme pahkvaablane on. Ei olnud ka nii avara pilguga vaadanud, et seda tamme lehel olevat pahka enne niimoodi näinud. Aga väga lihtne oli ju Villusoonele kirjutada, sisuliselt reaalajas vastus saada, ütles, et jaa, võite andmebaasi kirja panna, et sellest tunnusest piisab, et saate selle putuka kirja. Ja sealt tuli nii mõnus on ju loodusõpetuse tund. Õpilased olid täiesti sillas, kui nad nägid oma nimesid seal märkuste lahtris, et andmebaasi sai kirja, et need 4. ja 5. klassi õpilased leidsid selle rahvusvahelise kooli õuelt. Üks asi, mida ma ei saanud kasutada, mida ei olnud kohal, oli õppekava. Kui ma oleks nüüd jäigalt õppekava järginud, siis ma oleks pidanud ütlema, et sorry, õpilased, vabandust,
täna ei saa sellega tegeleda, meil ei ole see õppekavas. Aga jah, on võimalik, et kindlasti on vaja nendes õpetajates ka sellist paindlikkust, et mõned vastuolud on siin sees, et kui sul alguses oli, et igale õpilasele anda parim haridus, siis see anda parim haridus jätab õpilasele suht vähe agentsust, on ju. Aga pärast mul on väga hea meel, et sa tõid välja ka selle õppija usaldamise, mis siin slaidi peal kenasti näha on. Aitäh! Kui nüüd rahvusvaheliselt on vaadatud erinevaid neid haridussüsteeme, siis Soome ja Eesti puhul on just välja toodud seda, et mitte nüüd õppijat ei usaldata, vaid ka õpetajat. Nagu siit näitest tuli välja. Ma pidin ka ennast usaldama. Täna lähme seda teed. Ja just, jah. Et seda on tõesti väga rõhutatud ja kusjuures meil on riiklik õppekava ja meil on igal kooli oma õppekava. Nii et oleks hästi-hästi paindlikud, mida heidetakse meile ette venekeelse kogukonna poolt mõnevõrra. Stanfordi ülikooli üks venekeelne professor on välja toonud, et Eesti vene koolide õpitulemused on kehvemad sellepärast, et neil on nii suured vabadused valida, kuidas nad mida teevad ja nad valivad selle tee, et nende õpitulemused ei ole nii head. Näiteks, alles oli sellest juttu. Aasia süsteemid on natuke rohkem tuupimise peal, aga Soome ja Eesti kool eristub sellega just, et usaldatakse õppijat ja õpetajat. Üldplaanis, maailmas vaadates. Mitte kõigis koolides ei ole see muidugi nii, aga see võimalus meil on. Nii, mul on nagu kaks niisugust natukene haakuvat küsimust. Üks on see õppekavade arendamisest. Õppekava on infosüsteem, eks ole, see arendamine on infosüsteemi muutmine. Nüüd, et see muutmine oleks adekvaatne, selleks peaks toimuma selle infosüsteemi tagasisidestus, ehk kui see on nüüd põhikooli tasemel, siis on see aeg juba 8 aastat või 9 aastat, eks ole, et kui saab seda alles anda, aga võimalik isegi veelgi pikem. Reaalselt minu teda vist toimuvad õppekavade muutused iga paari aasta tagant, ehk teistsõnani nad toimivad nüüd mitte tagasisidestusele, vaid ekspertarvamusele, mis on siis olemuselt ainult lähend sellele tegelikule olukorrale. Et kas see on piisav, selline ainult lähendipõhine käsitlus õppekavade kohal. Ja teine asi on nüüd veel õppekavade puhul, et kas õppekavade puhul arvestatakse ka inimese või ütleme lapse siis bioloogilise evolutsioonilise eeldusi õppimiseks. Lapsel on meeletu õppimisvõime, sest muidu ei oleks inimkond alles jäänud. Nii, muidu oleks ta siis välja surnud. Ja nüüd see tähendab, et inimestel on olemas loomulikud geneetiliselt määratud õppimise eeldused. Ja kui nad on geneetiliselt määratud eeldused, siis see eeldab ka nende eelduste avaldumiseks vajalikku või sobilikku keskkonda, et avalduksid, kui panna mingi teise keskkonna, siis need eeldused tõenäoliselt ainult pooleldi avalduvad või ei avaldu üldse. Ma tänan sind sõnavõtu eest, Tõnu. Ma pean ütlema, et mina ei ole õppekava arendamise spetsialist ja paistab, et sina ka ei ole. Õppekavasid siis uuendatakse, soovitakse uuendada iga 10 aasta tagant, mitte paari aasta tagant. Nüüd viimane õppekava, eelmine õppekava võeti 2006 vist vastu ja praegu pole seda uut veel vastu võetud, mis kohe peaks tulema. Mis puudutab siis õppekavade ülesehitust, siis juba Hilda Tabast seal ja edasi ka veel ameeriklasest Tylerist arvestatakse väga palju seda, neid uuringuid, mis käsitlevad laste tunnetuslikke protsesse ja selle arenemist ja selle arendamist. Ja Hilda Tabal tõesti on siis uuringud õppekava loomise alustest ka. Nii et püütakse arvestada ikka, et laps on laps ja tema areneb.
Samuti tänan. Me oleme rääkinud sellest, et kes on süüdi ja natuke ka sellest, et mida teha ja kuidas edasi, et ma tahaks natukene kuulda ka veel sinu, Tiina, arvamusi või ideid, et mida siis ikkagi teha. Et kui me räägime erialase ja didaktilise nii-öelda ettevalmistuse suhetest, et sa tõid välja, et praegused bioloogiaõpetajad saavad, ma ei tea, paar päeva välipraktikume, samamoodi nad tegelikkuses peaksid saama rohkem ka kameraalset erialast nii-öelda enne seda välipraktikumile minekut tuleb võib-olla mõned loengud või sisepraktikumid läbida, eks ole. Ja see seostub sellega, mis on sul seal samal slaidil siin, et sa tood välja, et õpetajal peab olema hea erialane ettevalmistus, kuidas me näeme seda, milline see hea erialane on, mida see sisaldab. Vastab kõrgele haridusstandardile meie õppekava, et kuidas me defineerime selle sisuliselt kõrge haridusstandardi, kas me peaks seda nagu ümber mõtestama, eks ole, mis komponentidesse koosneb või mis asi on see lapsele parim haridus, nüüd sellest samast loodusteaduslikust seisukohast või olgu ta siis ökoloogiline või bioloogiline kirjaoskus, et sinu kokkuvõtleval slaidil oli 5 küllalt detailset didaktilist põhimõtet, milline peaks õpe olema, sealhulgas õpilast usaldav. Erialase õppe või õpetaja ettevalmistuse osas oli see sama, et hea. Milline see hea peaks olema, kuidas sina seda näed? Ja, väga raske on nüüd vastata, sest nii palju küsimusi on siin, jah. No ma usun, et õpetaja peab oma erialas hästi tundma ennast ja hästi orienteeruma seal. Et kui ta ennast hästi tunneb, siis ta ka hästi õpetab. Mis puudutab nüüd tänapäevast õpetaja koolitamist, siis et need õpetajad on viidud ju Tallinna Ülikoolis ju haridusteaduskonna alla, jah. Ja minu kolleegid Tallinna Ülikoolis on ka rõõmu tundnud sellest, et nad ei pea enam nii paljusid tudengeid juhendama oma lõputööde osas, sellepärast, et tulevased õpetajad teevad oma lõputöö mitte loodusteadustest. Meie koormus on vähenenud. Nagu mul üks Tartu kolleeg ütles, et tema juurde tuli siis üks bioloogiaõpetajaks õppija, et teha magistritööd tema juures ja didaktikast, mis ei ole loodusteadus. Ja siis see minu hea kolleeg siis küsis ta käest, et millest ta bakalaureuse töö tegi. Ja tema ütles, et see tulevane bioloogiaõpetaja tegi siis selle bakalaureuse töö sõprusest. No niisugused on siis need teemad, mida kirjutavad siis tulevased loodusteaduslike ainete õpetajad. Mis siis puutub siin nüüd seda haridusstandardit ja neid asju kõik, siis kui on huvi selle vastu, siis tasub lugeda siis Mark Takkerit, keda on siin viidatud ka. Tema on siis Ameerika Ühendriikide hariduse ja majanduse rahvusliku keskuse kauaaegne direktor ja tegevjuht. Ta enam ei ole sellel kohal, tema käis Eestis mitmel korral ja tõi välja päris ilusasti, et mis on meie tugevused ja nõrkused. Ja seletab ka paremini lahti kui mina, et mis sellest haridusest oodatakse, sest mina tunnen ikka ennast rohkem bioloogina kui mingisuguse pedagoogi haridusteadlasena. Midagi konkreetset tahad küsida veel? Ma arvan, et need asjad on niisugused, et on vaja lihtsalt ühe grupi inimestega maha istuda ja arutada neid asju. Üksinda siin ei tee midagi. No nii, see, et on vaja maha istuda ja arutada asju on, meil on aeg juba nii palju üle, et ma kardan, et kringel jahtub ära, et teeme parem Tiinale ühe aplausi. Tänan.